Pärnu kolledži tegi eriliseks see, et ettevõtlust oli võimalik õppida 4 aasta jooksul ehk sessioonõppes saab töö kõrvalt teha ja see tegi otsuse siis Pärnu kolledži kasuks otsustamisel ka väga lihtsaks. Ilmselt see, et sai Tartust eemale esiteks, teiseks see, et ta oli väga heade sessiooni aegadega. Õppekava tundus algselt väga nagu minu soovidega kokku minevat. Pärnu kolledži tegi eriliseks võib-olla see, et antud õppekava sobitus minu töö ja isikliku pereeluga kõige paremini. Natukene oli, kus ma üldse Pärnu kolledži valikuni jõudsin või isegi tegelikult nagu olles pärit Tartust ja mul Pärnuga mingisugust erilist kokkupuudet eelnevalt olnud ei ole, siis ma vist võin üsna ausalt öelda, et ma isegi ei teadnud enne seda, et Pärnu kolledž olemas on. Aga minu hea tuttav Ella vallavanem Priit Värv just tol aastal lõpetas Pärnu kolledžit, kui mina siis sisse astusin. Ja ta oli tol aastal ka Pärnu kolledži reklaamnäoks nii-öelda, et jagas enda seinal siis oma pildiga reklaami, et tule Pärnu kolledžisse õppima projekti juhtimist. Ja siis ma temaga natukene rääkisin, uurisin, et mis asi see on ja mis see toimub ja mida seal õpitakse ja sealt edasi juba hakkasin uurima õppekava ise ja võib öelda küll, et Priit Värv aitas mul tulla Pärnu kolledžisse. Olen valikuga rahul, 4 aastat on lõppemas ja lõputöö on valmimas. Ja väga, see rahulolu on küll mitmetahuline, et see ei hõlma endas ainult akadeemilist teadmist, mis ma selles koolis saanud olen. Kindlasti on see akadeemilise osa ka päris palju seal väga olulist ja väga vajalikku, aga nagu ma igal pool räägin, siis mina ise pean seda sotsiaalset kapitali tihti olulisemaks kui akadeemilist haridust. Ja ma arvan, et ma lisaks heale haridusele olen Pärnus saanud ka väga-väga palju sotsiaalset kapitali, mis jääb kogu eluks. Mida ei osanud ette näha oli see, et kuidas seda tööd ja eraelu ja kooli omavahel kombineerida, aga eks esimese aasta jooksul kõik sai läbi käidud, sai õpitud ja tänaseks on see osa juba läbi käidud. Kõige enam on mind üllatanud võib-olla need inimesed ja kursusekaaslased, kellega koos see teekond on ette võetud. Ääretult kokkuhoidev ühtne meeskond, kellega on rõõm seda teekonda käia. Positiivses võtmes on üllatunud see, et kui palju on tegelikult teadmisi, mida on võimalik rakendada igapäevases ettevõtja elus. Kuigi sa tead neid teooriaid ja neid lähenemisi, siis igapäevases elus on hea neid uuesti meelde tuletada ja uuesti katsetada ja tegelikult on väga palju üllatusmomente. Mul tegelikult endale on kõige rohkem meeldinud õppeained, mis on seotud olnud erinevate finantsarvutuste, aruannete, analüüsimeetodite, Exceli põhise töötamisega, kogu see pool on kõige rohkem mulle kindlasti kasu andnud. Ma olen õppinud kasutama mingeid meetodeid rohkem, kui ma seda varem oskasin. Kindlasti olles eelnevalt kokku puutunud nii ettevõtluse kui projektijuhtimisega andis hea ülevaate projektijuhtimise õppeaine, kuidas on selle projektijuhtimise teoreetiline pool seal taga. On olnud ikkagi nagu kursuse kaaslased need, kes on kõige kehvemal hetkel pannud nii-öelda õla alla või käe õla peale ja öelnud, et kuule, tee ära ja kui saab tehtud, siis on nagu kergendus küll. Et meil on hästi kokkuhoidev kursus ja tore on seda näha ja tore on seda kogeda.
eks õppe-töö käigus tekib ikka keerulisi momente, kus tegelikult kursusekaaslased on see toetav jõud, see positiivne jõud ja ma arvan, et kõigil meist on ühel hetkel seda kursuse tuge vaja läinud ja tänaseks tänu sellele me ka nii kaugele jõudnud oleme ja suur osa või suur protsent neist, kes alustasid oma teekonda, on tänaseks ka seda lõpetamas. Võib-olla kõige parem toetus ja kõige suurem toetus tulebki oma kursusekaaslastelt, kes on täpselt samas olukorras, samade probleemidega, samade muredega, kellegi ei ole tegelikult lihtne, kellegi ei ole kerge, keegi ei libise niisama läbi, kõik tegelikult näevad vaeva ja vältida võib-olla üksi jäämist nii palju, kui see võimalik on, et ikkagi hoida kambavaimu ja minna nagu üheskoos läbi nagu meie. Väldi üksi jäämist. Üksi ei ole hea. Koos on palju parem. Hakka kohe pihta. Et tegelikult tähtajad on armutud. Ära jätta loengud vahele. Ära karda küsida. Kui tunned, et ise ei teadnud, ei saanud võib-olla millestki aru, siis sul on piisavalt ümber inimesi, kes saavad olla sulle toeks. Ole aktiivne. Võta osa kõigist võimalustest, mida ülikoolis käimine sulle pakub. Ja üks võib-olla hea soovitus, kui tuled, ära unusta parkimisautomaadis oma autonumber registreerida.